Täistunnil teeb sinu uue Subaru Outbacki liisingu sissemakse Autospirit. Tere päevast, kell on 3 Kuku raadio uudistega BNS-ilt, ERR-ilt ja Postimehelt on eetris Karin Aule. USA's New Orleansi populaarses Prantsuse kvartalis sai täna hommikul toimunud tulistamisel saavata 10 inimest, kes kohaliku politsei teatel on kõik toimetatud haiglasse. Politsei teatel on 2 inimest praegu kriitilises seisundis ja kinni on võetud 1 isik. Täpsem teave vahejuhtumi kohta aga esialgu puudub. Siberi idaosas paiskus täna sillalt Jõejääle reisibuss ja Venemaa eriolukordade ministeeriumi teatel hukkus õnnetuses 19 ja sai kannatada 21 inimest. Õnnetus juhtus ligi 5000 kilomeetri kaugusel Moskvast Tšita oblastis Koenga jõe. Esialgsetel andmetel põhjustas õnnetuse bussi esirehvi purunemine. Iraagi parlament kiitis täna heaks peaminister Adel Abdul Mahdi valitsuse tagasiastumise pärast 2 kuud väldanud meeleavaldusi, milles on hukkunud üle 420 inimese. Valitsusjuht esitas parlamendile lahkumispalve reedel pärast suure Erdoğan Ali Sistani üleskutset kabineti koosseis välja vahetada. Mahdi ja tema ministrid jätkavad ametikohustuste täitmist kuni uue valitsuse moodustamiseni. Iraagis toimusid täna ka marsid valitsuse vastastel meeleavaldustel hukkunute mälestuseks. Protestid korraldati isegi sunnitealadel, kus inimesed ei julgenud seni meelt avaldada. Saudi Araabia sai täna esimese araabia riigina G20 ühenduse eesistujaks, mida kroonprints Mohammed bin Salman nimetas ainulaadseks võimaluseks rahvusvahelise konsensuse kujundamisel. G20 eesistujana korraldab Saudi Araabiaga ühenduse järgmise tippkohtumise, mis toimub tuleva aasta novembris pealinnas Riyadis. Saudi riikliku uudisteagentuuri teatel korraldab kuningriik eesistujana enam kui 100 üritust ja konverentsi. Albaania peaminister Edi Rama palus täna rahvusvaheliselt üldsuselt rahalist ja ekspertabi, et tulla toime selle nädalase maavärina tagajärgedega. Teisipäevases 6,4 magnituudises maavärinas hukkus 51 ja sai kannatada üle 3000 inimese. Lisaks jäid tuhanded inimesed peavarjuta. Kõige räägemini said kannatada Aadria mere sadamaliin Turres ja lähedal asuv Tõmane. Rama ütles täna, et Albaania valitsus teeb eelarves muudatusi, kuid märkis, et rahvusvaheliste partnerite toetuseta on võimatu kõigega toime tulla. Süürias Idlibi provintsis on 2 päeva kestnud lahingutes režiimivägede ja relvarühmituste vahel saanud surma ligi 70 võitlejat, nende seas 36 Süüria sõjaväelast. Inimõiguste vaatluskeskuse teatel on Idlibis puhkenud lahingud ägedaimad alates Venemaa vahendatud relvarahu jõustumisest augusti lõpus. Täna hommikul ründasid sõjalennukid džihadistide ja mässuliste positsioone, mille nad olid hiljuti režiimivägedelt tagasi võitnud. Kaia Kanepi jäi Tšehhis peetud $15,000 suuruse auhinnafondiga ITF tenniseturniiril võitmatuks, kui alistas meidi alla pooleteise tunni kestnud finaalkohtumises 6-4-6-3 turniiril 8. asetatud 19-aastase Anastasia Kulikova, kes paiknes maailma edetabelis 582. kohal. Kanepile on see 4 VTA turniiri võidu kõrval 15. ITF-i turniiri võit. Tänu sellele kerkib ta maailma edetabelis 101. kohale. Eesti maratooner Roman Posti püstitas Valencia maratonil võimsa isikliku rekordi ja sai üldarvestuses 36. koha. Posti läbis maratoni ajaga 2:12:50, millega ta parandas oma eelmist rekordit koguni 5 minuti ja 4 sekundiga. Senine tippmark oli joostud 5 aastat tagasi Zürichi EM-il. Selle tulemusega tõusis Roman Eesti kõigi aegade maratoni edetabelis 2. positsioonile. Temast on kiiremini jooksnud vaid Pavel Loskutov. Rohkem uudiseid postimees.ee
teevad Volvo Select uuskasutusautod Infoautost, ainsast volitatud Volvo esindusest. Ilmajaam.ee annab teada, et öösel pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3–9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 5 külma 2 sooja kraadi vahele. Homme päeval tuleb vahelduma pilvisusega ilm, kohati on lume ja lörtsi hoogusid. Puhub läänel loodetuul 4–9 ja rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 2 külma ja 3 sooja kraadi vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 3 kraadi sooja, Tartus on termomeeter 0. Teevad Volvo Select uuskasutusautod Infoautost, ainsast volitatud Volvo esindusest. Firmajuht, mida teed sina, kui arved venivad ja tööd ei saa teha? Võtad laenu, kurdad sõbrale, Faktor Finantsi lihtfaktoring teeb sinu arved kohe rahaks. Muide, nüüd saab Faktor.ee kaudu saata oma klientidele ka e-arveid. Helista numbril 5022335. Arved kohe rahaks. Eesti suurim valik küttematerjali Tallinna küttelaost. Vaadake